Nii esimene katse. Golden hüppas kohe sisse ja talle nii meeldib, sulle meeldib nii väga ja kohe viskas pikali lebosse ära ja ruumi on sitaks tal nüüd. On mõnus või? On mõnus või? Yeah. No, vaata. Go crazy, berserker. Show them. Nii, ma tuunin siin jälle autot, et ma võtan selle koerapuuri, mis ma siin teinud olen. Või no mitte teinud, aga ostnud ja siis natuke modinud, et ta siia mulle vahele mahuks. Võtan selle ära, kasutan seda võrku, mis meil katuseraamist alles jäi. Ja teen siia nüüd sükse talad ja panen selle võrgu siia niimoodi peatugede peale. Et kui see taladega see maas on, see võrk kõik vahel, siis siit ülevalt üles ma kinnitan veel talad ja võrk sõidab ülesse ja siia ülesse ma panen veel mingi, ma ei tea, mis ma panen siia, kas ma panen vineerplaadi või plastikust midagi ja siis on mul siin süke päris korralik katusalune, kus ma saan igast asju veel hoida. Ma siin puhastin torud ära mõned ja praegu ma tegin esimesele 2 punkti peale. Et siin otsa tuleb ka nüüd samasugune tala ja siit ma jätan sükse vahe, et kas siit mingi polt läbi panna, et siis ta hakkab üles alla liikuma või ma vaatan, kuidas ma selle lahenduse teen ja siis siia alla tuleb veel üks tala ja siia vahele tuleb võrk. Nii, mingi esimene osa on valmis, aga siin üles ma pärast keevitan veel pikendused. Siis ta tõuseb natuke kõrgemale ja siis üles panen niimoodi selle külge, sinna tuleb see katusalune, et see hakkabki niimoodi üles käima, mugavaks teha asja. Nii, see raam on küll nüüd valmis või ta ei ole valmis, ma keevitan ära, praegu on kinni punktitud, siia panen pleksiklaasi või laineplaat, need mis on terrasside katusalused ning siukse asja ma panen siia, ma arvan, et see on kõige kergem ja seda on kõige kergem saada poest. Tegin selle puhtaks, keevituskohad lasin traatariga üle, värv jälle, siit poolt värvitud, ootan kui ära kujub, pööran teise poole värvin alt ka ja siis ma puhastan siin kõik need keevitused ära. Ja oi, näed, kas jäi ühe tüki lõikasin, suutsin 10 senti lühema lõigata. Aga läks tükk vahele ja käib küll. Ma värvima seda ei hakka, sest mul on vaja veel siia kinni keevitada asju ja natuke mõelda. Peab autos seda kõike tegema, mõõtma ja vaatama. 2 juppi. Mina mõtlesin välja. Ma selle siia, siis purin siia kaugu sisse. Ma poldisid läbi ja siis hakkab käima raks. Vot selline ta välja hakkab nägema. Seal on bussu tehtud siis lahendus, on ju. Kõik teadsid, et bussu tegi selle. Siin lähevad nüüd ma ei ulata. See läheb sinna külje peale, siit auk läbi ja siis see tõuseb üles, nagu mul plaan oli. Hetkel on plaan see, et siit needin kinni. Siit 2 kohast, sealt läheb siis 3 kohast, kokku siis 10 neediga. Ja siis ta peaks enam-vähem tugev olema. Siin on põhimõtteliselt viimane nii-öelda prototüüp. Nojah, otsad käivad veel vastu, aga need ma lõikan ära. Lõikasin nüüd alt jalad ka ära. Nüüd ta sõidab ilust ülesse. Siin on augud sisse tehtud kõik. Sinna ja sinna otsa. Värvisin ära. Eile tõin kaarautost katuseplaati. Siuke läbipaistev. Nagu käib mingi nende veranda katused ja siuksed asjad. Katuseplast on ja panin selle esimese plaadi külge. Siit on augud kõik läbi lastud juba 3 kohast, aga ta jäi liiga klõbisema ja siis
mõtlesime, et paneme siin kahepoolsed teibid alla. Kleepub sinna külge ja siis ei hakka üles-alla klõbisema nii palju ja alt tegema. No nii, nüüd on küljes. Teip on küljes. Ei klõbise. Ennem käis jah, kõik kohad, mis siiamaani oli lahti ja ma ei viitsin nii palju hakata iga mingi natuke saada kruusid laskma. Panin selle kahepoolse teibi ja ta hoiab igalt poolt kõvemini kinni. Selline süsteemi hakkab nüüd olema. Siit hoiavad rihmad kinni mõnelt poolt, kui ta üleval on. Ja pärast ma panen peatugede külge kinnitanud ära, et see hoiaks end seal kinni. Aga niimoodi ta siin hakkab olemas üles-alla sõitma ja siis ma panen külge, siis näitan, kuidas ta sõidab ka siin ja kuidas ta auto küljes on. Valmis. Kas mulatan? Jah. Niimoodi sinna, pärast kinni nööridega või nende rihmadega ja alt hakkab samamoodi minema siit ja selle peatoe külge. Siuke ta siis on. Seest on või siit eestpoolt vaadates ma ei teinud siia äärt, sest see on suht kitsas vahe ja see läheb 2-liitrised mingi kokad ja veed ja siuksed asjad lähevad nii hästi vahele, et ta surub end siia ilusti kinni ja ta ei sõida mitte kuidagi siit kuskile. Ja no siin enamus aega hakkavad mingi riided ja siuksed asjad olema. Mida ma just avastasin, mul on kõik pakitud juba, pandud siin ülesse. Ma saan ju seda siia poole ka niimoodi üles panna. Ja siit nöörid läbi, rihmad ja seisabki, ma saan valida, mis nurga all ta on siin. Kas ta on niimoodi või täitsa üleval. Et veel multifunktsionaalne. Normaalne, siis saab riideid ja asju siis veel panna. Aga ta on juba suht täis mul. Üleal kõik asjad. Siit on näha, et siit ei ole mitte sittegi läbi kaamera näha. Aga suht ruumi ees on, aga taga on siit mingid linasid asju koerale täis topitud juba. A few moments later. Me jõudsime nüüd põhjapoolusele, siin on alles talv. Vaatan, kas kutse saab ise välja ka. Tule välja. Tule siia. Ei, ta ei tule. Talle lennab läbi. Tule. Tule.